tere tulemast tagasi, armas vaataja! Tahaksime tutvustada teile isa ja poega, kellel on jutustada meile lugu. Juba eelnevalt oleme kuulnud nende seikadest, muredest ja probleemidest, kuid siiski aja möödudes muutub elu ja kõik vanad saavutused unustatakse. Kui te midagi praegu aru ei saanud, pole hullu, siis teie ees ongi Mehed metsas teine hooaeg. Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küürus selga. Aitäh sulle, eks-isa! Eks-isa! Mis sulle muret teeb, Jaans? Miks sa mulle mingit saia ja nuudlit kinkisid? Kas sa siis ei mäleta, kui ma su eelmisel sünnipäeval sulle tordilõigu tõin ja sa ütlesid, et sa tahaksid Keinsleiba järgmiseks sünnipäevaks? No palju õnne sulle, Jaans! Tõin sulle kooki ka! Oi, suur tänu sulle! Muidu nagu on kõik okei, aga eks-isa, kas sa võiksid järgmiseks aastaks mulle Keinsleiva kinkida? Mida kurradit sa ajad, eks-isa? See polnud üldse niimoodi, see oli hoopis niimoodi. No palju õnne, Jaans! Olid tubli poiss see aastal, et oled välja teeninud koogitüki. Ja kui oled järgmine aasta ka tubli poiss, saad veel ühe tüki. Oho, suur tänu sulle, aga mis ma siis kingiks saan, kui ma järgmine aasta halb poiss olen? Keinsleiva! Võis olla küll, jah. Mul on see, et käed-jalad tööd täis, ega neid väikseid asju ei mäleta ka eriti. Aga üks asi mul meeles, et ma täna olen pikal tööpäeval, et mul täna seal raadios on ja telekas esinemine. Et Mart, saad küll siin üksinda hakkama. Tavai, tšau! Okei, tšau! Palju õnne sulle, noh? Suur tänu sulle! Kuidas ripub? Päris hästi ripub, 6 korda rohkem kui muidu. Oi, kingitus mulle või? Jaa. Jaa, aga kuule, mul tuli sitaks ja võte, võiks põlema panna need. Paneme või? Ega sa ei solvu? Tema vaata, et päris hästi põleb. Lapsi ei olnud ka veel. Läheb. Ta viskaks selle ka või? Ei! Kuti! Vaadake, mis mina leidsin! Kus sa üle said? Kuule, tõmbame ära selle või? Naabrimehe, kes varrastasi! Pane põlema! Tõmbame ära! Alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa. Mulle tundub, et me kohtusime taas kord. Homid, mulle tundub, et me kohtusime taas kord. Homid, mulle tundub, et me kohtusime taas kord. Kraam on siiani hardcore nagu tõsine luga kõripea. Ja olemegi laulupausult tagasi. Tere tulemast uued kuulajad, kes enam kuulnud pole. Ja nüüd helistage numbril 117111 ja saate enda sooviloo. Ja juba tuleb esimene helistaja. Hallo, kuidas nimi on? Tere, su naabrimees Peeter. Väga meeldiv, Peeter. Kuule, ma sul siin aia taga ja vaatan, kuidas su poiss pätti teeb praegu. Naabrimees Peeter või? Jah. Mis sa mu aia taga teed? Kurat, enda sõpradega laaberdab siin praegu, kas sa ei saa aru? Probleemid Jaansiga. Jah, aga ta suitsetab ka ju. Kuidas sina julged niimoodi öelda? Ja kes sul üldsegi lubas minu aeda vaadata, sa vana pätt? Kus te kaabaka nüüd jooksete? Oi, ma püüan te kinni. Juhke, poisid! Loota saan, ma sulle jälle andestan. Davai, poisid, teeme selle plaani ära. Nüüd peame 3, 2, 1. Jans, tõeks autoni!
Vabandage. Peeter, ära helista, ma olen otse-eetris praegu. Kuule, minule aitab sinu poisist, kas sa ei saa aru? Tema on siukse krutsked täis, tema pani mind praegu kooli luku taha ja varastas sinu Toyota Corolla ära. Võttis auto. Vabandage. Ta on surematu ju. Mina ei taha enam seda mängu mängida. jah, merevahust murduse purjelaeva ring. Sa veel maksad selle eest. nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su Siinsamas sa peadki veetma enda karistuse. Väga silmnadu seletaks, kui kuskil mäenõlval sa üksi seetaks ja ümber nagu tulevad su üle jutuas. Ei mõista siiski kõigest sa nagu aru saaks. Ei mõista vaatad üles ja vaatad tagasi. Hallo, kas keegi on siin? See oli lahti.